Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, kas siis vaatajatena või kuulajatena. Minu nimi Krista-Lara Laksmi-Titton ja tulemas jällegi eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma ise kutsun ennast holistiliseks coachiks, kes usub, et meis kõigis on aarete laekad ja kui me need aarded avame, saame hakata aktiveerima oma sisemisi muinasjuttu ja tooma neid siia reaalsusesse ja realiseerima oma unistusteks. Ja tere tulemast Aarete seikluse podcasti, kus me siis oleme jällegi avastamas ühte imelist uut aaret, kelle nimeks on siis, kodaniku nimeks on Ergo Menov ja keda paljud siis kutsuvad Ergo õnnelik olek. Ja tere tulemast sulle, Ergo, teisel pool siis ekraani või kõrvaklappe. Ja tere Kristal, tere kõigile, kes kuulavad. Ja täna ma just ka küsisin Ergo käest, et kas see on Ergo esimene podcast ja tuleb välja, et ongi esimene podcast, nii et väga põnev jälle midagi uut kogeda. Sulle võiks anda täielikult tiitli Hunt Kriimsilm ja mitte ainult 9 ametit, et tuli välja, et ühes kuskil infos oli sul jooksis, et 25 erinevat ametit. Ja ma nüüd mõningad neist ka siis sinu taustast ja ka ametitest loen ette. Alustasid töötamisega 11-aastaselt. Praegusel hetkel oled siis loominguline direktor Woofi veebiagentuuris ja sinu taustasse jääb siis väga huvitavaid kogemusi nagu tööõpetusõpetaja Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ettevõtlustehnoloogia juhtimise eriala õppisid, siis Tallinna Kunstigümnaasiumi läbinud, töötanud ka Rahandusministeeriumis, kinnisvaramaakler olnud, interjööri messipäevajuht, Telegrami konverentsijuht, siis oled olnud reklaamimodell, portreesid joonistanud ja olid ka eelmine turundusmanager siis Fale restoranis. Digitaalne nomaad, kodulehe äss, nagu sa kutsud ennast ja internetiturunduses tunned ennast kodus. Ja ma leidsin ka mõningaid andmeid sinu kohta, mis on sarnased minuga, mis oli väga üllatus minu jaoks, et üks esimesi selliseid võib-olla inspireerivaid interneti marketingi tegelasi, keda sina hakkasid jälgima ja sukeldusid tema asjadesse, oli Peep Laja. Ja minul oli samamoodi, et kui mina esimest korda tema asju nägin, ma ütlesin, et täitsa hull, et reisib mööda maailma ringi ja teeb selliseid asju. Ja ühest infost siis lähtus ka, et 2007 võib-olla oli siis see aeg, kus sa tõesti sukeldusid peas siis võib-olla suurema hooga ärimaailma ja 2007 oli ka see aeg, kui mina alustasin siis Newflow'ga, nii et selles mõttes hästi huvitav. Ja teine fakt siis Fale nii-öelda restoran. Sellel ajal, kui sa seal töötasid, siis mina vist küll seal enam ei elanud, et ma olin seal kuni 2010 aastani, aga ma elasin seal üleval, siis mitu aastat oli mul stuudio seal üleval, et rentisin ja Fale restoran oli siis, ma kutsusin seda minu koduköögiks, sest mul sageli polnud aega süüa teha ja mul oli kliente nii palju, et ma käisin seal sageli siis söömas ja kõik ettekandjad teadsid mind juba eesnimepidi. Jätsin sinna ka meie siis kristallaste raamatu, et siis inimestele peale siis erinevate ajakirjade lugemisega teistsugust kirjandust jätta. Ja see oli üks minu lemmikkohti, kus ma siis hängisin, kus mul oli hästi palju siis ärikohtumisi ja sõpradega kohtumisi ja sihuke hästi lahe mõnus koht. Nii et sellised huvitavad ristumiskohad on meil ka veel olnud, nii et väga lahe. Tere tulemast, Ergo. Ja kui sa nüüd ise kuuled seda tutvustust, et Hunt Kriimsilm 25 ametiga, mis tunne sul endal tuleb? Aitäh sulle kutsumast, et ma lisan sinna, mul tegelikult läks südame alt sõjaks küll, aga ma lisan sinna veel ühe Eesti tuntud tegelase, kes on siis Nipernaadi. Jaa, et sõbrad on mind kutsunud nagu Nipernaadiks, kes külast külla on käinud ja mingi oma ideid seal levitanud. Et ma oskan selle kohta öelda see, et ma olen loomult täielik praktik, et mulle meeldib asju oma kätega asjade sisse minna ja proovida järgi, et kuidas see töötab. Ja sellepärast ma sõna otseses mõttes mingi hetk nagu rallit sõitsingi erinevate töökohtade vahel.
et kui mõni inimene vaatab peale, ütleb, et mis tal viga on, et miks ta niimoodi hüpleb, et mis sina selle kohta ütled, et mis selle taga nagu tegelikult on olnud ja mis sellest välja on tulnud, et kas nüüd tänasel päeval sa võid öelda, et vot Kristal, minu kutsumus või eluülesande või elumissioon on see, et kuidas sul tunne on selles suhtes? Väga paljude inimeste jaoks olin ma nagu naerukoht, et kui ma sõprade juures külas käisin, siis noh, Ergo, kus sa nüüd jälle töötad, et see oli nagu alati põhiküsimus. Ja ma nagu ütlesin, et nüüd ma olen siin või nüüd ma olen seal ja väga paljude jaoks see tundus nagu nii uskumatu, et üks inimene suudab nii palju töökohti vahetada ja käia ja teha aga mis ma oskan nagu öelda, on see, et ma olen alati olnud selline seikleja hing, ma olen tahtnud praktiseerida ja vaat ei saagi vist minu meelest kätt ette panna sellisele inimtüübile, kes tahab proovida. Ja ma tegelikult tundsin ennast õudselt nagu kires elades, et ma sain proovida väga palju asju. Ma alati igasugusesse töösse läksin sihukese entusiasmiga sisse. Ma pühendusin, ma kaevasin sealt välja nii palju, kui ma sain. Ja mis põhiline, vähemalt mulle endale tundus, et ma sain asjadele väga kiiresti pihta. Ja mul tihtilugu hakkas peale 3-4 kuud hakkas igav. Ja siis ma otsisin öelda nagu seda järgmist sellist otsa või kohta. Ja mulle endale nüüd tagantjärgi tundub, et selle taga on ka see, et ma väga kaua aastaid ei teadnud, kes ma olen. Ja seepärast ma niimoodi nagu käisingi ühe kivi alt vaatamas, teise kivi alt vaatamas, kolmanda kivi alt vaatamas. Nii ongi. See on väga hea moodus ennast avastada ja meil on olnud ka selline au koos toimetada siis minu Külluse seikluskoolituse programmis ja seal samamoodi peale seda, mis sul elus toimuma hakkas, oli nagu väga vinge need tulemused ja asjad samamoodi, et me võime sellest natuke hiljem ka veel natuke lisa rääkida. Aga mis minu arust sinu elu on nagu ehe näide just sellest, millest mina nagu räägin ka oma koolitustel ja kursustel, et ma usun, et vaata, meil kõigil on mitmeid eluülesandeid, mis siis moodustab nii-öelda selle elukutsumuse või elumissiooni ja tegelikult nende eluülesannete avastamisega väga sageli inimesed ei julge seda teha või siis nii-öelda siis ei anna endale võimalusi tegelikult pea ees siis sisse hüpata erinevatesse asjadesse. Ja kui ollakse võib-olla seal ka teismelise eas, siis võib-olla on kas ütleme seal koolist vabal ajal hobiklassid või mingid sellised asjad. Ja paljudel pole isegi võib-olla seda võimalust olnud, et mina olin näiteks selline tüdruk, kes kasvas ilma selliste võimalusteta. Et kui mina sain täiskasvanuks, siis minul oli samamoodi, ma hakkasin avastama sarnaselt, et kes ma siis olen, kes ma ei ole, erinevaid asju nii-öelda siis leiutama ja selgitama. Ja nüüd, mis on väga lahe, kõikidest nendest asjadest sa oled kindlasti õppinud väga palju ja nüüd on nii-öelda siis välja kujunemas just võib-olla siis ka, kas praeguseks on siis juba hakanud selgemaks saama, et mis see Ergo tõeline kutsumus on. Et kui sa oled nii palju kive nüüd nii-öelda teistpidi keeranud, et kas hakkab nii-öelda see elumissioon, punane niit nii-öelda siis ennast juba ilmutama või on see ikkagi segane, et tuleb veel mitmeid kivisid keerata? Siin võib-olla tuleb ajaloos natukene tagasi minna. Ma mäletan väga selgelt sihuke 10-aastase poisikesena, et ma teadsin, et minu tähetund tuleb kuskil 40-ndas. Et ma olen 39, et enne seda ma lihtsalt õpin ja katsetan ja proovin ja nii ongi. Võib-olla ma sõnusin 10-aastaselt selle ära, aga ma arvan, et ei sõnunud. Teades iseennast, vaid lihtsalt ma teadsin, et minu tähetund tuleb hiljem ja mul tuli olla lihtsalt kannatlik ja mitte nagu nii-öelda nina püssi põõsasse visata. Teine oluline nagu teadasaamine selle kõige juures on see, et
ma ikkagi ettevõtja tüüp, mulle see palgatöö nagu väga hästi ei sobi, et mul on ideed, ma tahan inimestele midagi pakkuda ja samas ma tahan, see on hoopis teistsugune mõtteviis, et ma tahan oma töötajatele palka maksta. Mitte, et ma tahan ise palka saada. See oli minu jaoks aastaid väga suur segadus, et oot, ma mõtlen nagu niimoodi, aga miks ma siis palgatööl olen? Ja lõpuks, kui sa lubad iseenda seest selle energia nagu välja, lubad selle ühenduse iseenda sisemusega nagu ühele tasandile viia, siis sa saadki ettevõtjaks. Siis, kui sa oled ettevõtja, siis sa saad hakata teenuseid, tooteid pakkuma, müüma. Kui sa oled ettevõtja, siis sa saad laiendada oma ampluaad ja kõike seda nagu. Sa saad kogu aeg olla loominguline, selles mõttes keegi ei pane sulle kätt ette, eriti kui sa oled oma firma juht, et võid hullu panna. Põhimõtteliselt on hästi hullu panna, on väga hea sõna, et iga hommiku ärkad üles ja sul on võimalik 10 000 euri kokku ajada, kui sa oled tegija. Ja just ja lased oma loomingul voolata, et kui mina mõtlen ka oma äride asjade peale, et see oli hästi huvitav avastus mul alles mõni aasta tagasi, et issand jumal, et mul on olnud mitmeid ärisid erinevatel maadel nagu Norras koristusfirma ja siis Mehhikos ja nüüd USA-s ja Eestis ja ma ei ole kunagi nagu mõelnud, et see mingi eriti suur asi või mingi, ma ei tea, mis asi, mida nii-öelda suure kella külge panna, kuid tegelikult on see ikka paras ettevõtmine. Et vaata, igal maal on ka oma bürokraatia, et kuidas, mismoodi ja samamoodi ka kultuur, et mida ja kuidas ma siis saan seal pakkuda. Aga nüüd selle kõige taga see punane joon ongi tegelikult just see looming ja ma mõtlesin ka, et kui mina oleks läinud kuskile tavatöötajaks, ma arvan, ma oleks üsna ruttu nii-öelda ära surnud igavusse ja mandunud, sellepärast ma õppisin ju tegelikult ka vaata sekretäriks ja see on üsna igav, kui ta on niisugune tavasekretäri töö on ju. Ja sain selgeks samamoodi, nagu sina praegu tood välja just selle karakteri teema, et õpime tundma oma karakterit, et mis tüüpi inimene ma olen. Vau, see saidki läbi nende seikluste teada, et näed, ma olen juhi tüüpi karakter, et okei, anname minna ja võtame pidurid pealt ära ja hakkab voolama. Ja just see loomingu teema, see tähendabki, et tegelikult mingis mõttes sa oled kogu aeg nagu varvastel või äärte peal, siis sa pead kogu aeg katsetama ja vaatama, et mis nüüd sobib ja mida on inimestel vaja ja mis turul toimub ja nii edasi. Et sa ei saa nagu tegelikult jalgu seinale panna väga nii-öelda siis selle otseses tähenduses. Et sa pead kogu aeg olema nii-öelda siis ärkvel. Ja mulle samamoodi just sellepärast meeldibki oma firmade asjadega toimetada, et siis mul on see ise oma luba, oma tuba, aga samas ka just, et see loomingul ei ole piire ja siis sa saad sellesse loomingusse haarata siis neid toredaid, vahvaid inimesi. Ja sul oli siin üks postitus, kus keegi oli tegelikult sinu koolitusel käinud, kus sa rääkisid ärist ja üldse nii-öelda ärikultuurist ja asjadest ja ta oli teinud väga ilusa nii-öelda kokkuvõtte, just rääkinud sinu nendest osadest nii-öelda siis punktidest ja sa räägid seal, nii-öelda rääkisid selles siis esitluses ärikultuurist, et kas sa mõne sõnaga räägiksid ka, et miks see on oluline ja kui sina teed nii-öelda äri, mis rolli see ärikultuur nii-öelda siis endast kujutab? Mul tuleb meelde oma onu ütlus, et kui ütled ärimees, siis see on siuke tüüp, et valab kassile piima, aga joob ise ära, aga kui ütled ettevõtja, siis on tubli poiss või tüdruk on ju. Et ärimehel ja ettevõtjal on nagu selline kuvand. Et mina pean ennast ettevõtjaks. Ja ettevõtluses on minu jaoks alati säilinud 2 põhireeglit. Üks on eetilisus ja teine on siis läbipaistvus. Eetilisuse all on see, et ma lähen eoses siit algusest iseendaga ühenduses olles häid suhteid looma, teenust pakkuma. Mina pakun teenust ja ma tahan seda teenust pakkuda lõpuni välja. Isegi kui vahepeal on arusaamatusi, ma ikka püüan seda teha eetiliselt iseenda mainet kahjustamata ja ka siis oma kliendi mainet kahjustamata. Et
üsna tihti see eetilisus kipub labaseks kätte ära minema. Aga selleks, et seda mitte ei juhtuks, on aeg-ajalt vaja siis seda meelde tuletada. Ja nüüd sa tegelikult puudutad väga olulist asja, mis mina avastasin, kui ma hakkasin koostööd tegema Maikeliga, nüüd praeguse minu abikaasaga, et tegelikult kultuuri üheks nii-öelda vundamendiks, ükskõik mis kultuurist me räägime, on tegelikult väärtused ja kui sinu väärtuseks on eetilisus ja läbipaistvus, siis loomulikult see ongi see kultuur, mida sa hakkad looma, et see nagu paneb nii-öelda sinu sellele kultuurile konteineri nii-öelda siis ääred paika ja hoiab seda ruumi läbi selle. Et ma mäletan just, kui me Maikeliga alustasime Mehhikos ühes kultuurikeskuses väikeste filmiõhtute tegemisega, siis meil nagu kõik toimis, me nagu lambis, me ei pidanud isegi seletama ära, mida teha, et oli selge, kes mida teeb ja kõik tegid 100% ja kõik olid nii-öelda asjas sees, on ju. Ja siis Maikel pidi ära minema ja ma ei saanud seda projekti üksi vedada, ma pidin siis kutsuma teised vabatahtlikud appi. Ja kui filmiõhtu oli läbi, no siis meil oli suur koristustöö, seal ütleme kõik need toolid ja asjad nii-öelda mööbeldada siis tagasi ja siis üks naine, kes oli meil seal abis, ütles, et Kristal, ma olen nüüd väsinud, ma lähen koju. Ütlesin, mis mõttes, et kui sa oled öelnud jaa, et siis tuleb asi nagu läbi kanda, et ei ole niimoodi, et poole asja pealt, et ma olen väsinud, et nüüd jalutan lihtsalt minema, et vabatahtlikkus minu jaoks ei tähenda vähemalt seda, on ju. Ja siis ma saingi aru, et vau, kui suur vahe on see, et kellega koostööd teha ja kuidas ja need 2 punkti, just eetilisus ja läbipaistvus on 2 asja, mis ma tunnen ka hästi on sellise uue ajastu nii-öelda siis kvaliteedid ja mul on nii hea meel, et sa selliselt nii-öelda siis asju ajad. Ja sa ütlesid ka selles esitluses, et kui teha äri, et looge oma ärikultuur nii kõva, et mitte kellelgi ei ole võimalus seda nagu kopeerida. Et kas sa mõne sõnaga nagu jagaksid, et mis sa sellega nagu mõtlesid? Selles on see, et iga inimene, olgu see siis kas ettevõtte juht või siis kaasomanik, on oma iseloomu ja karakteriga ja meil kõigil on omal tugevad küljed, siis meil on nõrgad küljed ja siis nii-öelda nagu siuksed keskmised seal. Ja see kõik on väga unikaalne nagu sõrmejälg ja selles mõttes, kui need inimeste kooslus on seal väga hea, nende inimeste koostöö on väga hea, nad saavad üksteisest nii-öelda nagu poole sõna pealt aru, siis seda ei ole võimalik kopeerida. Kultuur on midagi sellist, mis kasvab, ta on nagu elusorgan, ta on niisugune nähtamatu elusorgan igas ettevõttes. Ta on niisugune, ta on õhk, ta on mingi elekter seal vahel, mingisugune suhted, kõik need asjad kokku ja võt seda me ei näe ja seda me ei suuda kopeerida. Aga me kõik teame, et see seal on, aga mida paremaks me selle loome, seda enam on see meie ettevõtte kultuur. Et kui me peame ettevõtte kultuuris oluliseks seda, et me teeme tööd, kui me puhkame, siis me paneme pidu nii-öelda kogu selle seltskonnaga. Ma ei mõtle pidu nagu, et me nüüd joome ennast täis, vaid et paneme pidu selles mõttes, et me tähistame selle ettevõtte hea käiku. Ja kolmandaks, me anname ka inimestele piisavalt puhkust. Väga lihtne. Ja mulle just meeldib see, kuidas sa ütled, et on nähtamatu tõesti, ongi, et ta hoiab nii-öelda seda ühtset dünaamikat nagu koos. Ja nüüd siin sa jõudsid väga huvitava just detailini ongi inimesed. Nüüd iga nii-öelda äri loob nii-öelda siis inimeste nii-öelda siis ühtsus või mitteühtsus nii-öelda. Aga nüüd sa oled ka maininud siin selle kohta, et kuidas luua seda ühtset tiimi, et mis on sinu nii-öelda siuksed võib-olla paar nippi, mis sa jagaksid ka täna siin, et kui sa tahad sellist head koos toimivat nii-öelda tiimi tööle panna, mis on need niisugused esimesed asjad, mida võiks nii-öelda siis vaadata või luubi alla võtta, et see toimima panna. Sest sageli ongi just see teema,
et ma näen ka, et eesmärgid on head, aga koos on inimesed, kes igaüks on ikkagi luikhaugvähk on ju ja sealt ei tule head nahka ja siis läheb nii palju aega võitlemisele ja ma ei tea, millele veel, mis on täiesti mõttetu ja mida ei ole üldse vaja. Aga just, et siin ongi siis, eks liider peab olema hea, kes siis seda dünaamikat käivitab. Aga mis on sinu need niisugused nipid, et kuidas seda tiimi niisugusest ühtseks saada? Minul on niisugune huvitav tiim, et koosnen mina ja minu arendaja Egiptusest ja meie suhtluskanaliks on tihti, ongi ainult arvuti. Et kas siis telefonikõned või siis Messengeri chat, eks ole. Me kasutame selleks vastavat programmi. Ja seal on see, et igal juhil võiks olla konkreetne visioon, kuhu suunas ta tahab minna. On see siis konkreetse tööga, oma ettevõttega või siis selle kliendi konkreetse probleemiga, mida on vaja siis nagu lahendada. Ja minu nagu selge suunitlus on nagu see, et ükskõik milline sinu töötaja on, talle tuleb anda võimalus oma arvamus välja öelda. Ja kuna tema on oma ala spetsialist, sa ikkagi leiad ju oma ala spetsialiste ja tema arvamus on nagu selles mõttes tema lähtepunktist nagu õige ja ei tohiks teda nagu vaigistada sellepärast, et mina olen kas oma egoga, oma võib-olla mingi rumalusega või siis, et mis mõttes ta nüüd tuleb siin juhile midagi ütlema. Ei, et tänapäeva maailmas on ikkagi see tiimitöö ja tiimitöös on see võrk on nagu üsna ühetasandiline, lihtsalt vaadatakse erinevate nurkade alt. Et ei ole nii, et boss on üleval ja siis teised on all, et kõik ongi nagu ühel tasandil ja räägivad sellest. Just, et igaüks on oma nagu vaatenurgas, aga ei ole keegi, kes on kõrgemal. Ja mina luban oma arendajal või siis aeg-ajalt ka siis oma klientidel minuga vaielda. Ma olen neile öelnud, et täiesti lubatud on vaielda ja ka oma seisukohtade eest nagu seista. Et see näitab seda, et mingid asjad on nendele väga olulised, siis mina võib-olla, ma ei tea, kas jällegi mingisugusest ütleme teadmatusest ei taha seda teha juba või siis on mul halb tuju täna või midagi sellist. Aga sellegi poolest ma olen öelnud nii oma töötajale kui klientidele, et jah, viisakas suhtlus on oluline, aga ärge kartke ka vaielda. Sellepärast, et tihtilugu vaidluses sünnib see kõige olulisem, see tera. Siin on tegelikult võib-olla ka üks asi, mis tuleb välja või seos nii-öelda meie eelneva nii-öelda siis juba lahti arutusega, et kui tuleb kokku grupp inimesi, kellel sa saad siis ka nii-öelda aktiveerida või aidata neil siis kasutada oma sisemisi aardeid, nii-öelda ongi siis nende talente ja oskuseid ja leiad nagu need head väljundkanalid, siis ongi, siin ei saagi midagi halvasti minna, sest lihtsalt seal tekib niivõrd hea sünkroonsus ja need asjad hakkavad nagu, ongi nagu vesi voolama, et seal ei ole nagu kivi vastu hõõrdumas ja sageli ongi ka siis võib-olla ka tõmbad sellise teadlikuma kontingendi inimesi ligi, kes on siis ei ole võib-olla nii egopõhised, et siis see koostöö toimub nagu väga nii-öelda siis orgaaniliselt ja voolavalt. Ma tahan ühe asja veel täpsustada, et ma olen ka öelnud, et kui me vaidleme, siis ühtegi vaidlust ei tohiks isiklikult võtta, vaid et me teeme seda ühise huvi ja parandamise või paremuse suunal. Aga selleks, et see saaks juhtuda, on vaja siis öelda nagu need nukid kokku panna ja vaadata, mis jahu sealt välja siis nagu tuleb. Et ega ükski jahu ei tule pehmete kividega, vaid et on ikkagi see, et üks kivi on pehmem ja teine on kõvem. Või siis vastupidi, üks niipidi ja siis niipidi. Kord Vestman peal ja piibeleht all ja siis vastupidi.
just. et see Ja nüüd, on puhas elu lihtsalt. Just. Ja võib-olla just, et kui oled kohal ilusti seal ja oskad ka, mulle tundub, et sa oskad väga hästi nagu hoida ruumi, et lased siis ka inimesel just nii-öelda ära rääkida, mis tal on vaja rääkida ja siis vaatad, kust nii-öelda siis sealt edasi läheneda. Ja sageli ongi ka võib-olla, et inimesed lähevad liiga kohe kas kaitsesse või võtavad asju rünnakuna, aga tegelikult on selles pärl või nii-öelda siis teemad sees, et kui oled avatud vastu võtma. Räägi. Tahaks ühte asja täpsustada, et kuidas sa küsisid, et mida sa nende aastate jooksul oled siis õppinud iseenda kohta, siis ettevõtluse juures ma õppisin aastate jooksul seda, et minu anne on siin kõris ja minu anne on väljendusoskus. Ja läbi selle väljendusoskuse suutnud siis erinevaid inimesi nagu koosluses hoida, lahendada situatsioone, olles interjöörimessi päevajuht, osata sõnumeid selgelt väljendada ja üheselt mõistetavalt. Et väga raske on olla juhi alluvuses, kui juht mõtleb kaheti mõeldavaid mõtteid või ütleb neid välja. Et jah, see on nagu minu oskus, selge väljendus ja hoida fookust. Väga hea, no see on super asi, nüüd on vaja siis leida lihtsalt kõik võimalikud kanalid, kus seda täie rauaga panna, nii et väga lahe. Ja nüüd üks asi, mis sa siin selle äriga seoses veel ütlesid, millega ma väga nõustun, on see, et sa võid teha maailma parema siis toote või teenuse maailma jaoks, aga kui sa seda ei müü, siis põhimõtteliselt on see raisatud aeg. Et mis sa selle kohta ütled, et sul on hästi palju kogemusi olnud müügiga seoses ka ja ma tean tänasel päeval, kus põhimõtteliselt siin nüüd on uus nii-öelda laine, iga inimene põhimõtteliselt saab nüüd coach'iks ja alustab siis ka oma coaching'u äriga, siis nad jooksevad üsna sageli põhimõtteliselt peaga vastu seina, sest nad ei oska ennast müüa ja noh, ongi, kui sa ei oska ennast müüa, siis kui sul klienti ei tule, siis sealt ei tule mitte midagi. Et mis sa ütled selle kohta? No, need inimesed, kes ei oska müüa või siis arvavad, et nad ei oska müüa, siis üsna tihti käib kaasas müügiga selline müüt, et ma ei ole müügiinimene ja müük on tohutult raske ja midagi sellist, eks ole. Aga müük on kõige lihtsamini öeldes kõige parem sinu enda tundmaõppimise valdkond. Kui sa lähed müüki, siis sinust ei jää mitte midagi järgi, sest sulle tuleb vastu kliente, kes ütlevad sulle halvasti, kes nähvavad sulle, kes ei taha osta, 177 häda, mis kõik ütlevad ei. Ja siis on võib-olla 2 jaad seal vahel. Need inimesed, kellele sa suudad ära müüa. Ja müügi tegelikult kõige suurem võti on see, et millal sa jõuad selle jaa ära oodata. Ülejäänud on kõik eid. Ja kas sa suudad nende eide taga olevat nagu negatiivsust või mõnikord ebameeldivust lihtsalt endast mööda lasta. Ja müügis on tehnikad nagu igas teises töös, et laulmises on oma tehnikad, eks ole, kuidas laulda erinevaid tämbreid kõrgemalt, madalamalt, kuidas hingata. Müügis on täpselt samamoodi, kuidas erinevaid tehnikaid kasutada, kuidas märgata inimese kehakeelt, mida ta sulle vastu ütleb. See kõik on õpitav. Ja müük on selles mõttes, see on sinu elu vereringe. Igas ettevõtluses on, ütleme, rahavoog ehk siis sinu ettevõtte rahakäive on sinu vereringe. Ja kui veri ringi ei käi, sured maha. Nii lihtne ongi. Just. Ja sageli ongi see ka, et võib-olla inimesed mõtlevad, et oi, et müümine on ainult siis, kui mul on oma äri, aga nad ei saa aru, et tegelikult isegi kui nad töötavad kellegi jaoks, siis nad ka ju müüvad oma aega või müüvad oma oskuseid, on ju, et nad ei mõtle võib-olla selliselt nagu suuremalt selle peale. Ja väga sageli ongi, ma nüüd viimasel ajal hästi kõvasti õppinud Dean Graziosilt, kes on just rääkinud selle kohta, et mõtled, et
kui sa oma peas selle mõtte, et müük on paha või müük on raske nagu ümber teed, et näiteks kui ma praegu küsiks sinu käest, on ju, et Ergo, et räägi mulle, mis on sinu lemmiksöögikoht näiteks Tallinnas ja miks see on sinu lemmikkoht ja mis sulle seal meeldib ja milline toit on ju. Ja kui sa hakkad rääkima seda, siis põhimõtteliselt sa juba müüd mulle seda, aga sa lihtsalt räägid, mis sulle meeldib. Jaa, täpselt. Jumala lihtne. Ma võin sulle kohe öelda, Tallinnas on selline kohvik nagu Toormoor, kus tehakse vegan toitu ja toortoitu ja see koht on lihtsalt sisustusega imeline ja toit on niimoodi, et läheks sinna 7 korda järjest. No. Ja kuidas teenindus on? Teenindus on väga kihvt. Inimesed on sõbralikud ja lahked. Just. Ja nüüd ongi need, ma kuulen seda, kahjuks ma ei ole küll Eestis, aga järgmine kord, kui tulen ja kui koht veel alles on, esimene koht, kui lähen, sest Ergo soovitas. Jah, täpselt. Ja müük on tehtud. Jah, ja nüüd müügi jaoks on tegelikult see, et noh, oled sa nüüd siis poiss või tüdruk on ja sa lähed õue omale, ma ei tea, siis peikat või pruuti otsima. See on sama hea, et sa püüad iseenda välimust, iseenda karismat, iseenda, ma ei tea, sulgi nüüd sinna liputama, noh, mitte liputama, vaid nagu näitama minna. Ja see on samamoodi iseenda pakkumine kellelegi teisele. Et kui mõelda müüki kui seda, sellest lähtepunktist, siis sa lihtsalt pakud midagi, mida sul on. Ja veel parem on müüki teha siis, kui sa pakud midagi, mida teine inimene vajab. Just. Ja see on üks suur asi, mida ma näen. Ma olen nüüd viimasel ajal hästi suurtel nii-öelda siis network üritustel käinud siin just rahvusvaheliselt ka, siin 2000 inimest ja rohkem üritus on ju. Ja üks asi, mis ma näen, ongi, see on nüüd ka siis üks siuke nipp, mida ma just Brendan Burchardilt olen töösse pannud. Enamus inimesi, kui nad kohtuvad sinuga, siis ongi, kui nad juba on nagu selles nii-öelda siis võrgustikus ja sellises nii-öelda siis keskkonnas, nad juba eeldavad, et kõik tahavad midagi nii-öelda ja nad käivadki nii-öelda need äri oma visiitkaardid nii-öelda peos, teevad oma siis väikese käesurumise, libistavad selle kaardi siis sulle sinna pihku ja kui ta põhimõtteliselt kohe esimene asi, mis ta ütleb, mida ta teeb ja mida ta pakub ja miks ta milleski nii hea on, siis 5 minuti pärast on mul see ühest kõrvast sisse, teisest välja, ma ei mäleta mitte midagi. Ja nüüd, kui see inimene pigem tuleks ja küsiks Kristel Raad ja ei oleks ainult siuke nii-öelda lihtsalt visatud, et kus sa pärit oled, kus sa oled, nii edasi, et ma kuulen, et sul on nagu teine aktsent, kus sa pärit oled ja siis Estonia, okei, siis ta juba kuskile paigutab su ära ja rohkem nagu lisa ei küsi, on ju. Aga siis küsiks pigem, et Eesti, vau, et kus kohas see on, et mismoodi oli seal nagu üles kasvada Nõukogude Eestis, on ju. Mis sinu jaoks on praegu tähtis, mis siin nagu põlema paneb, mis su kired on, mis sinu jaoks on praegu raske, siis ainult 2 küsimust, mis on mu kired ja miks on raske, mis on raske ja ma olen kohe nii-öelda ühenduses ja läbi selle ta saab juba minult nii-öelda siis selle info kätte ja sealt saab ta siis vaadata, et tal on seda vaja, mul on endal see teenus või toode, ma saan pakkuda talle või siis saan soovitada kedagi teist ja ongi vola müük olemas. Müügireegel on see, et kui sa tahad midagi müüa, siis ära mitte midagi müü alguses. Et tunne inimese vastu huvi, kiida teda, mida sa näed tõesti, mis sulle meeldib tema juures. Kui midagi ei meeldi, siis ei maksa niisama kiita ka. Ja lihtsalt ava iseennast talle ja tema avab sulle ja niimoodi me saame ühendust üksteisega. Kui ma lihtsalt niisama visiitkaart näpus lähen sinna ja tahan nüüd kohe müügi ära teha või midagi pakkuda või nii edasi, siis see on nagu siuke nagu võõrastav suhtumine väga paljude inimeste jaoks, sest me ei taha, et meie ruumi keegi sisse kolib. Mul on siin minu ümber on nähtamatu siuke minu aura ja ma ei taha, et keegi sinna kohe sisse plärtserdab.
ja see on natuke agressiivne ka tegelikult, et ongi, et inimene üldse, et ei võta üldse seda aega, et kus mina siis omadega olen, on ju, et lihtsalt sõidab sisse. Ja nüüd teine asi muidugi ka, mida sa mainisid seal koolitusel, on see, et kui sa ikkagi tunned, et tõesti müük ei ole sinu asi, et leia inimesed, kes on müügiinimesed, et las nad siis müüvad sulle, et sina tee siis seda, mis on sinu karakteripõhiselt rohkem nii-öelda siis sobib. Et mis sa selle kohta veel lisaks ütled? Ja, et igalühel on meil olemas tugevused ja on olemas nõrkused. Noh, nii-öelda nõrgemad küljed siis. Tugevaid tuleb treenida ja aeg-ajalt tuleb treenida ka neid nõrku, et need nõrgad jõuaksid keskmisele tasemele. Sest kuidas ma ütlen, et kui sul on tugevad ja nõrgad, siis see tugev tuleb ka keskmise peale alla tagasi. Aga kui sul on tugev ja nõrgad lähevad keskmise peale, siis see nagu pigem tõmbab teisi alt ülesse. Ja aeg-ajalt tuleb visata ennast nagu nii-öelda külma vette, katsetada ja proovida neid. Kui müük ei ole tõesti sinu asi, siis mine ja proovi, katseta, mitte midagi sellest ei juhtu, tükki su küljest ära ei tule. Aga kui sinu oskus on nii-öelda näiteks raamatupidamine, sa oled selles väga hea, sul on numbrid, sa kõik need asjad teed korda, siis loomulikult oled sa kulda väärt inimene selles ettevõttes. Ja siis müügiinimesed aitavad kõike seda sul teha. Aga teinekord lihtsalt tulebki ennast külma vette viia ja mugavustsoonist välja viia. Mina olen sellega tõesti päris huvitavaid protsesse läbi teinud oma ärides, et ma olen aastaid proovinud ka nii, et ma leian mingid inimesed, kes siis saaks nii-öelda müüa minu asju ja siis lõpuks on jõudnud ikkagi selleni, et ma teen nii teistsuguseid asju ja see on nii nagu kogemuse põhine, et kas ma üldse nagu saangi nagu leida endale sellist müügiinimest, kes saaks täpselt nii-öelda siis öelda, mida ma teen ja kuidas see toimib ja nii edasi. Ja ma isegi katsetasin nii, et ma nii-öelda siis koolitasin inimesed välja või nad said täpselt neid kogemusi, mida ma siis ise pakun ja nii edasi. Ja lõpuks oli ikkagi see, et nende selliste asjadega nagu mina, et loomulikult see tuleks kõik abiks, lisamüük, aga võib-olla just, et mingid teatud asjad ma pean ikkagi ise olema seal esirinnas, et näiteks võtame kas või selle Hawaii seikluskoolitus, et kui ma ikkagi ise seda vean ja kogen, et isegi kui inimene on käinud seal ja jagab seda, et see on ikkagi hoopis teine kui siis ma ise, kes ma olen seal nii palju kordi käinud rohkem ja nii-öelda kogenud. Et see on olnud selline täpselt nagu sa ütled, et katsetada nõrku asju nii-öelda natukene tugevamaks saada ja ma olen jah tõesti käinud nagu kass ümber palava pudru sellega ja see on huvitav protsess. Üks asi veel, mida ma olen õppinud, et ühtegi suurt asja või ühtegi suurt ettevõtet ei tehta üksi. Selleks on ikkagi partnerid olemas, tiim ja siis ka, kui on rohkem nagu rahavoogu, siis sa saad ka töötajaid palgata. Ja vahest võib juhtuda nii, et kui ma üksi teen mõnda tööd, siis see töö ei suju. Aga kui ma võtan 1 või 2 inimest sinna juurde, siis nende energia nagu aitab mul paremini mõista seda minu nõrka külge ja see kuidagi nagu poolab paremini. Et human designis on selle kohta nagu väga selged, nagu seal on keskused ja väravad. Kui mul neid keskuseid ja väravaid ei ole, mida teistel inimestel on, siis nemad toovad selle energia minusse, millega mina muutun täiuslikumaks kogu moos. Just, väga lihtne. Ja mul endal on just selles suhtes hea kogemus praegu oma siis raamatu käsikirja üle käimisega ja nüüd on siis abiliseks mul üks väga hea siis koostööpartner, kes just oma värske pilguga oskab nii-öelda siis näha seda, mida mina enam selles materjalis ei ole võimeline nägema, sest ma olen lihtsalt liiga lähedal. Ja täpselt see, mida sa praegu räägid ja milline dünaamika, asjad voolavad niimoodi, et lihtsalt üksinda istudki selle nii-öelda siis aarete kirstu otsas ja jõuagi kuskile. Nii et selles mõttes väga oluline. Just.
et suur-suur aitäh sulle, armas Ergo, imelist toimetamist ja kõike paremat ja soovime kõigile kuulajatele imelist toimetamist samamoodi. Ole nii tore, kindlasti like'i, jaga, hakka jälgijaks ja oleme jälle kuuldel juba varsti jälle. Nii et suur-suur tänu. Aitäh sulle, Kristel, kutsumast. Ja aitäh. Aitäh sulle, armas kuulaja-vaataja, selle imelise kohalolu eest tänase podcasti kuulamisel ja kuna materjali Ergoga tuli nii palju, siis tuleb sellest ka teine episood, nii et kui sa soovid rohkem kuulda siis enesearengust just meeste perspektiivist lähtuvalt ja veel mõningatest sügavatest teemadest, siis Ergoga teine osa on siis üles tulemas kohe-kohe peale seda, nii et ole siis kuuldel ja järgi siis reklaami ja vaata siis või kuula järele siis ka teine osa, nii et kõike head ja imelise kohtumiseni juba siis järgmisel korral. Mahalo!